Tere! Minu nimi on Sumber. Arctic Sport MX Masters motocrossi meistrivõistlused on jõudnud Karksi-Nuiasse. Esimene päev on juba lõppenud. Karksi-Nuia rada on saanud vahepeal mõned muudatused, mis teeb tänavuse etapi kindlasti põnevamaks. Aga me alustame oma saadet nagu ikka kvalifikatsioonidest. Ja esimesel päeval on meil luubi all siis 65, 85, MX 125, MX2, MX naised, veteranid ja MX Open. Lukas Leok, esimene sõit on lõppenud. Ma arvan, et see ei lõppenud täpselt nii, nagu sa arvasid. Kas sa oskad öelda ka, mis juhtus? Jaa, et alguses sain stardi hästi minema, võitsin stardi. Olin 5 ringi esimene, sain juba vahe 20 sekundi peale. Ja siis seal all taga nurgas jooksis keps kinni ja tsikkel jäi seisma ja ei saanud enam midagi teha. Okei, teise sõitu sa ju lähed nii või naa ja mis seal eesmärk on siis? Teises sõidus tahaks ikkagi võita ja hea start saada. MX85 klassi võitja Martin Rauds, palju õnne sünnipäevaks, võiks öelda, sellepärast, et kui pikka aega tagasi sa üldse Lukasest eespool olid? No ütleme nii, et seda väga tihti ei juhtu. Okay. Kuidas tänaste sõitudega rahule jäid? Esimene sõit oli enam-vähem, et lõpetasin siis teisena Henri Lustuse järgi, et ühtlaselt sõitsin ja enda tempos ja kuigi oleks võinud esimeseks tulla, aga ei saanud. Ja teine sõit oli ka, sõitsin enda tempot ja olin seal täpselt kõigi vahel, et Lukas oli piisavalt eest ära ja teine oli, või kolmas koht oli täpselt nagu taga. Ehk siis võitsid täpselt selle, mis vaja oli? Jah. 65 klassi võitja Karl, palju õnne sulle! Aitäh. Kuidas päev läks? Hästi. Sellepärast, et mul on 2 korda siin kehvasti läinud, aga need olid teistpidi. Minu arust seda pidi on parem, nagu metsahüpped on mõnusamad, sujuvamad. Eelmistel võistlustel ütleme niimoodi, et kus sul seal läinud on? Ütleme, et väga kehvasti. Nii et siis tegelikult täna sa võid olla nagu väga-väga rõõmus, võtta selle limonaadi kasti, kogu selle hunniku, minna pidutsema ja siis kas homme trenni või esmaspäeval? Ma arvan, et ülehomme. Mehka Challenge number 2. Tsikleid tuleb ju ka pesta ja selle jaoks on Mehkal olemas ka
Husqvarna pesurid ja me täna teeme sellise challenge'i, kus tüdrukud peavad opereerima siis Husqvarna PV360 aparaadiga ja laskma justkui maha pudeleid. Nii, meie esimene võistleja on Grete. Grete, sinu ülesanne on tulla siis sealt tooli pealt juuksuga siia, võtta see püstol ja lasta need pudelid siin maha. Üks pudel on seal päris üleval, ehk sul on siin ka üks punane joon. Üle selle punase joone sa tohi minna. No. See läheb tuulega. Kui see on maha saadud, viimane pudel, paned selle tagasi, lähed, istud tooli, siis läheb aeg kinni. Stop! Start! Võtad püstoli. No, sa pead istuma ka, Stop, start! Püstol tagasi ja start! Ahaa! No! Tagasi, ruttu. Läks! Nii. No. Läks! Jaa. Tuli liibates ja mul on siuke tunne, et nii, mega survepesuri challenge ja ütleme nii, et viimane, kes meiega liitus, tuli liibates. Aga võitis kui jänes 14,43 ajaga. Ragne, palju õnne mega poolt sulle kinkekaart. Et sa tegelikult võid neid nüüd koguma hakata ja et kui sul on seda survepesurit vaja, siis mehkast saab. Selge. Palju õnne sulle. Aitäh. Nii, Marta, meie esimese etapi võitja. Esimene sõit on nüüd lõppenud. Mis sul nüüd siis juhtus? No kukkusin mitu korda. Mitu korda või? Vaata, vist ennem võistlust korra rääkisime ka, et siin Karksi nuia ümbruses on filmitud sükust filmi nagu Nukitsa mees. On. Seal, kus sa kukkusid 2 korda, seal kindlasti seda rahapada ei ole. Arvad? Ja, ma loodan, et see teises sõidus läheb paremini, aga kui sa sõidu algusest peale, kas sul tegelikult algus läks ka juba vist käest ära või? Alguses start läks väga halvasti ja seal ka loomulikult kukkusin. Olin suht viimane, siis jõudsin 4. kohale ja siis kukkusin ja sealt läks ära. Sa tegelikult mitte sa jõudnud 4. kohale, aga sa olid juba 3. kohal ja sa ohustasid teist kohta. Ja sa olid tal selja taga, kui sa panid seal koogi. Nii et kui sa nüüd teise sõitu lähed, siis jäta meelde, seal seda rahapada ei ole. Pane täiega ja ma loodan, et sul läheb hästi. Aitäh. MX naised võitja, Karita, palju õnne sulle. Aitäh. Kuidas sul sõit läks? Esimene sõit läks päris hästi, et whole shot ja siis rahulikult ikka enda sõiduga esimeseks. Okay. Esimesel etapil Kiviõlis sind ei olnud, miks? Sellepärast, sest see hooaeg peaks olema tegelikult suure tsikliga sõitma, aga siis me otsustasime ära, et jätkame ikka selle 125-ga. Ja siis oli liiga kiire tulla sinna etapile. Okay. Ma kuulsin kuskilt kuluaarides sellist juttu, et sul oli päris kahtluse all, kas sa üldse jätkad motocrossiga, et oli mingi terviseprobleem. Kas see nüüd on nii-öelda seljatatud ja sa sellel aastal oled rajal? Ja, see aasta oleme ikka rajal ja... Nii, kõigepealt ma tahan öelda, Sebastian, sulle suured tänud sellepärast, et MX2-s ma ütleme nii, et on Eesti meistrivõistlused, ma räägin kogu aeg inglise keeles ja suured tänud, ma hoidsin sulle niimoodi pöialt ja kuidas päev läks?
Okei, läks, võitsin. Aga selles mõttes, et esimene sõit oli vist natukene lihtsam, sest sa said stardist hästi minema. Teine sõit? Teine sõit oli natuke raskem, pidin tagant 2 sõitust mööda sõitma. Aga polnud kõige raskem sõit. Aga kui sa nüüd võrdled, sa oled sellel aastal hästi palju Euroopas ka sõitnud, kui sa nüüd võrdled Karksinoe rada Euroopa radadega, kuidas see nii-öelda võrdlus oleks? Täiesti teistsugusemad. Euroopas on palju rohkem sõitjaid ja rada on täiesti teistsugusem, rohkem raskem ja tehnilisem. MX 125 esimene koht. Albert, good congratulations. How is your day? I see that the track was very, very tough. Yeah, it was my first time racing here and the track was very difficult. It had lots of kickers and bumps and it was very tough. But my day was good. But in the first race, Gregor Kuusk, he crashed into me and I crashed and I broke my front brake, so I had to ride without the front brake. Okay. But the second moto was very good. I rode in my own pace and I finished first in the 125 class. And good congratulations. Do we see you in Tihemetsa as well? I think no. Nagu Enrico mõni hetk tagasi ütles, jälle. Enrico, jälle parimeestane. Mille taha täna siis jäi? Rada oli raske ja tagamõrt oli veidi paigast ära ja ei tulnud start päris hästi ja esimene sõit oli väga ja võitsin päris lihtsalt ära, aga teine sõit ei läinud nii hästi, kui oleks tahtnud. Aga vähemalt midagi ju täna sul näppude peale jäi, kui me siia vaatame, siis sa juhid MX 125 nii-öelda arvestust Eesti meistrivõistlustel ja ma usun, et nüüd vist on tööd teha ja me kohtume Tihemetsas, et võiks nüüd sellest parimast eestlasest saada ka parim poodiumi kohta. Jah, seda kindlasti. Järgmine etapp on punane plaat kohale. Okei, aga jõudu sulle ja näeme järgmine kord. Edwards. So, how was the day? First time in Estonia in this year? Yeah, well, also raced the first round, but it wasn't so good, like the result wasn't as good as this. But yeah, I felt really good on the track today. I felt comfortable in the tricky conditions. And yeah, I felt like I could push to the last lap in both motos, like in the first moto. And yeah, I'm really happy with my riding today. The fight with Jürgen in the first moto was very, very tough, yeah? Yeah, I felt that he was really fast in the beginning and in the middle. He pulled away a little bit, but the last laps I was just riding. Maybe he makes a small mistake or something. And yeah, in the last lap he made a mistake, so I was right behind him, and then I just felt like I had still the strength to push, and yeah, and like 2 corners to go, I got the pass, and I was really, really happy. Maybe someone could hear me on the finish. I was yelling in the finish jump, so I was really happy. MX Open klassi parimeestane Gert Kristinov. Gert, mida kuradit sa hommikul sõid? Ma just ütlesin sulle, et ma sõin täitsa tavaliselt putru ja ühe väikse võileevakese ja kohvi ja sobib. Ütleme nii, et see ei olnud tavaline puder, sellepärast et see, mida sa teises sõidus tegid, see oli midagi meeletut. Sa ütlesid juba, et rada läks raskeks. See sulle sobib? Jah, nagu näha, et kvalifikatsiooni on nagu väga eesrinnas ei olnud ja esimest sõidus ka pidin sealt, lõpuks küll tõusin, aga tulin 4. et midagi nagu erilist sõidus ei olnud. Aga teine sõit siis, kui tekivad juba niisugused aud ja peab rada valima ja natuke mõistust kasutama, siis mulle niisugused rajad sobivad ja kogu aeg oma selle nii-öelda Saku tankotromidele trenni, seal on räiged augud, siis peab nagu leidma neid tsooni, kus tahad vahepeal puhata, siis paneb see siin ka leidma. Eks selles mõttes, et umbes võtan selle kokku niimoodi, et noored kuked, kes seal ees panid vahepeal, et need panid lihtsalt nagu silmad ruutus otse. Ei, ma nii ei taha öelda. Kõik olid väga kiired ja nagu
näha kõva konkurents, et 12 kõvad sõitjad või 13 või rohkemgi, et kõik olid nagu selles mõttes, et mõne sekundi sees ja seda on tore näha Eestis, et niisugune kõva konkurents on ja paneb rohkem pingutama. Üldiselt jäid rahule nädalavahetusega? Jäin rahule ja, et lõpp ja kõik ja et see teine koht teises sõidus ikka toob naeratuse suule ja nüüd on hea edasi minna. Ja selline see esimene päev sai. Väga palju sõite, väga palju tihedat konkurentsi ja väga palju uusi võitjaid. Nagu nägite, said mõned sõitjad enda kätte ka punased plaadid, mis tähendab, et tegemist on oma klassi liidritega Eesti meistrivõistluste arvestuses. Peale 2 etappi juhatab vägesid MX125 klassis Enrico Peilmann. MX85 klassis lõi teine etapp üldarvestuses seisud täiesti sassi. MX naiste klassis on peale 2 etappi juhtimas Rita-Liisa Mooses. MX2 klassis on juhtohjad haaranud peale 2 etappi Markus Kokins. MX Open klassi juhib üldarvestuses Jörgen Mattias Talviku. Arctic Sport MX Mastersi teine päev on kohe algamas. Täna on meil stardijoonel 50-sed, quadid ja külgkorvid. Kvalifikatsioonid käivad, läheme raja äärde. Me oleme saadetest rääkinud kvalifikatsioonist. Mis see siis on? Hommikul lastakse sõitjad rajale, siis nad teevad siis oma kiirema aja. Ja selle ajaga nad saavad siis endale valida stardipuud. Vastavalt sellele, kui palju sõitjad on, kas siis 26, 30 ja siis tulevad nad siia boksi ja lähevad ette valmistama omale stardirada. See stardiraja ettevalmistus on ka muidugi päris huvitav. Tasub seda ka vaadata. Nüüd võtame siit täiesti esimese mehe ette ja küsime, mida ta teeb üldse siin. Mooses, ma saan aru, et sul on hästi kiire ja sul on siin vaja mingisugust liivalossi ehitada. Kas sa räägiksid inimestele, mida sa praegu teed? Ma praegu ehitan stardikohta, et saaks ilusti ja kiiresti stardipuu tagant minema ja et oleks esimene kurvi jõudes. Kõige tähtsam on see, et seal, kus on tagaratas, et pinnas oleks sealt kõva, ja see, et kui puu on hästi suur ja paks, et sealt läheks üle, muidu hakkab põrkama. Siis läheb kohe amordilukust lahti ja ongi nokku tõuseb õhku. Selge pilt. Igatahes see ei ole nagu lihtsalt liivalossi ehitamine, see on ikkagi päris tõsine töö, mis annab eelduse selle, et seal stardikurvis oled sa esimene. Me oleme täna siis quadide päevas ja üks Eesti kõige paremaid quadisõitjaid Kevin Saar on siin. Kevin, tervitus ja tere tulemast koju, sind pole ammu näinud. Kuidas sul vahepeal läinud on? Ja, suured tänud, kodus on väga hea olla ja viimased 3 aastat ma olen Ameerikas peamiselt võistelnud ja kord 2 aastas ikkagi tuleb koju tulla peamiselt viisa tõttu, ehk siis tuleb korra kodus käia ja siis saab tagasi, aga samas väga mõnus on siin olla ja nii kui ma kodus olen, tulen ka kindlasti võistlema, kui samal ajal võistlused on. Ma ise mõtlesin, et sa tuled koju raha järgi, aga okei, viisa järgi. Aga kuidas USAs läinud siiamaani on ja mis plaanid seal edasised on? Üles-alla on masina probleeme natuke olnud, samas ise olen terve, nii et ei saa nuriseda ja täidan hetkel seal oma unistusi, nii et ma olen ülirahul. Kui me nagu masinast räägime, sa ütlesid seda, kas see masin, millega sa sõidad Ameerikas, on samasugune nagu see, millega sa sõidad Eestis, ehk siis Yamaha põhjal ehitatud ma eeldan?
Ja peamine ikkagi Yamaha, aga suurim erinevus on mootoris, et Ameerikas ma pean võistlema quadimootoriga, siin me saame panna ka soolomootori vahele, ehk siis hübriid. Aga seal on selline reegel, et põhiklassis peab sõitma quadimootoriga. Mis nüüd siis see edasine aasta sul ette näeb? On siin peale tänase veel Eestis näha või? Jaa, nüüd 2 nädalat ma olen siin, lähen tagasi, mul on seal 4 võistlust veel sõita ja siis augusti keskpaigas ma olen taas Eestis ja plaanin sõita kõik, mis siis võistlused toimuvad. Karksi-Nuia etapi üks korraldajatest, Gert Varik. Sa jätsid Gert eelmine aasta selles mõttes nagu sportlaskarjääri maha. 3 aastat tagasi. Või 3 aastat? Aeg lendab. Kas see on nüüd nagu see, kus sa nüüd hakkad tagasi tulema? Ta on tari. Ei ole, see on ehitatud spetsiaalselt mu poisile ja tema korvipoisile. Ehk su poiss sõidab täna ja ta on kui vana? 8. 8-aastane on sangas? Ja korvis on? 12. Okei, kuidas sa nagu hindaksid seda, mida sa näed siin tsikli seljas? Aga nad on veel nii väiksed, ega seal midagi erilist ei ole, annavad ikka korralikult minna, jah. Aga nad on suht andekad ka. Seal tuleb perega kaasa veel. Võib-olla. Kui sa nüüd vaatad 2 päevale tagasi, me oleme küll 2. päeva alguses, kuidas siiamaani läinud on? Kus nii-öelda korralduspoolega rahul oled? No hull möll on. Et tegelikult seda möll on olnud juba 2 kuud, et no ikka retsmöll. Meie see abitiim on ja, kes on küll palgal, kes saavad sellest raha, aga ega tänapäeval pole ju võimalik kõiki asju osta, siis need mehed on küll ikka nagu ülikõvad. Nad olid enne krossi siin, on pärast krossi siin ma juba rääkisin ja eile tegid ka pool ööni, et just need kastmismehed on ja kes siis nemad on ka muid asju mul aitanud teha, torutöid ja kopamehed ja no see on ikkagi nagu jõhkrad entusiastid. Sõit läks? Hästi läks. Kas sa lõid oma käe ära või randmega juhtus midagi? Ei, korvipoiss lõi käe ära. Kõik on kähki või? Okki-toppi. Ma rääkisin Läti poistega ennem juttu, kes on maailma ühed kiiremad korvisõitjad. Nemad ütlesid, et nemad nii vanalt ei sõitnud nii kiiresti kui teie. Sinu isa oli maailma teine. Kas sina tahaks olla esimene ja kas äkki tood Eestile kulla? Ma ei teagi, aga tahaks tuua. Nii et tööd teete ja kokku teete ja teete edasi? No senikaua kui pikkust ei viska, siis on okei, ma arvan, jah. Sa kardad, et sa kasvad hästi pikaks või? No praegu ongi niisugune kasvuspurt ja kasvu tuleb juurde. Eelmise aasta suvel ma olin 6 senti lühem. Praegu on juba päris palju visanud kasvu. Ma võin sulle öelda, et kui suvi ära lõpeb, siis sa oled 6 sentimeetrit kindlasti pikem ja selles mõttes, et sa ei pea muretsema. Tsikkel tehakse lihtsalt suuremaks. Palju õnne sulle, sul on üks huvitav punane asi käes, et kui tähtis see punane plaat sul on? Noh, eks ta tähenduslik on ikka, et näitab, et vaev tasub ära ja kiirus on hea. Aga noh, kokkuvõttes, nagu ka eelmine kord sai öeldud, et meil on ikkagi suuremad siit see aasta, et eks ta tähendab ikka, aga võib-olla mitte nii palju, kui kunagi oleks. Kui me nüüd täna räägime, kohal oli Kevin Saar, kes on võib-olla olnud pikki aastaid Eestis quadide nii-öelda nagu kroonimata kuningas.
Tead, otseselt raske ei olnud, sest kokkuvõttes on ikkagi, et mina teen enda sõitu, mina ei saa kontrollida, mida tema teeb, kuidas tal läheb, vaid ma tulen ikkagi niisuguse mõtteviisiga, ma teen enda sõitu ja annan endast parima ja eks siis tulemus seda kajastab. How was the day? How was the track? Because if you know, the team is working very hard to get the World Championship here next year. Yeah, we know that it's our sponsor Gert Varik motocross track, so it was well prepared, everything with the watering, and the start is now I think better than last year, so yeah, everything was perfect, and also our riding was okay, so yeah, we had a great day. Okay. Külgvankrite klassis ei ole keegi kahel etapil vastu saanud vendadele Lielbardistele Lätist. Quad-klassi juhib üldarvestuses Karl Robin Rillo. Need pakud kukkusid mõni hetk tagasi siin sõitjatele Karksi-Nuias viimast korda. Arctic Sport MX Masters Karksi-Nuia etapp on läbi ja meil on aeg liikuda siit edasi järgmisesse kohta. Selleks saab olema Tihemetsa. Kohtumiseni!